Tere õhtust! Siis täna jätkame Rooma sõjaajaloo teemaliste loengutega ja me oleme jõudnud siis 4. sajandi lõppu ja 3. sajandi algusesse enne Kristust. See on siis periood, kui Kreeka maailmas toimusid suured arengud, kreeklased ja makedoonlased Aleksander Suure juhtimisel vallutasid ära Pärsia impeeriumi ja sellega ta siis lõid hellenistliku ajastu Vahemere ruumis ning paralleelselt selliste suurte vallutustega idamaal olid roomlased veel natukene sel hetkel tagasihoidlikumad ja tegutsesid ainult tänapäeva Kesk-Itaalia vallutamisega. Ehk siis eelmisel korral oli juttu natuke nendest sõdadest, mis siin toimusid ja siis nende vallutussõdade kontekstis siis roomlased said enda kätte enamasti selle piirkonna Arno jõest kuni siia Lõuna-Itaaliani välja, siis seda Peesjala veel ei kontrollitud, aga erinevate sõdadega siis saadi suur osa Itaaliast enda kätte. Ja see kõik leidis aset erinevate sõdade kontekstis, 3 sõda samniite vastu, 1 latiini sõda, mille käigus siis roomlased allutasid endale erinevad rahvad Itaalias, Kesk-Itaalias just, said jagu oma suurtest konkurentidest, samniitidest ja siis ühendati see territoorium ühtseks siis Rooma kontrolli all olevaks siis nagu vabariigiks nii-öelda, et Rooma vabariik pluss tema liitlased moodustasid niisuguse enam-vähem föderatsiooni moodi riigi moodi moodustise. Siis nende sõdade käigus siis leidis aset ka Rooma armee reformimine, ehk siis varasem hopliidi armee, ehk siis piikide ja kilpidega võitlev armee, niisugune Kreeka stiilis, asendus kerge ja raske jalaväelastega, kelle peamiseks relvadeks olid kilbid ja mõõgad ning see muutus just leidis aset, kui roomlased hakkasid liikuma Lõuna-Itaalia suunas ja pidid sõdima mägisel maastikul samniitide vastu, kellega võitlusel hopliidi armee ei olnud sobiv, seega oli vaja süsteemi reformida, muuta süsteem natukene niisuguseks mugavamaks, kergemini lahingule liigutatavaks ning siis niisuguse suure phalanxi lahingurivi asemel siis loodi 3 raske jalaväelaste gruppi, Astati, Principes ja Triari, ning algselt oli nende kõrval veel siis ka kergjalaväelastest toetavad väed. Nüüd see omakorda siis tegi veel ühe reformi läbi, mille tagajärjel siis need kergjalaväelastest abiväelased kadusid lahinguväljalt ning nendest moodustati üks terviklik kergjalaväelastest odaviskajate väeüksus Velites ning samas raskejalaväelaste arvu suurendati. Nii. Ja siis koos selle Rooma enda sõjaväe reformimisega käis kaasas ka liitlasvägede ühendamine Rooma vabariigi sõjaväkke, ehk siis tulid liitlaste tiivad, Ale ja Sociorum, kes siis kujutasid ennast sama suurt jalaväelaste arvu, kui Rooma enda leegionid välja panid, pluss 2 korda rohkem ratsaväge. Ehk siis selle 3. sajandi alguseks enne Kristust hakkas siis Rooma üks konsulaararmee nägema välja arvestatava suurusega väeüksusena. Kuna varasem niisugune linnriiklik süsteem, kus väed tugines ainult ühe rahva ja ühe linna niisugusele väe või võitlusvõimelisele populatsioonile, hakkas siis nüüd lisanduma järjest rohkem liitlaseid, suurem inimressurss selle sõja
sõjakäigu kontekstis ning siis nende erinevate sõdade ja reformide tagajärjel siis roomlased suutsid vajadusel ühel sõjakäigul panna välja pea 40 000 jalaväelast ja pea 5000 ratsaväelast, mis siis oli sõjaline jõud, millele niisugused linnriigi tüüpi veel iseseisvad piirkonnad Itaalias ei suutnud vastu panna ning nad jupikaupa siis ka alistati. Aga enne kui Rooma siis ka milline see uus armee välja nägi, et esimeses reas olid kergjalaväelastest odamehed ning nende järel siis raskejalaväelased, külgedel või tiibadel ratsaväelased ning kui niisugune moodustis oli umbes üks Rooma leegion, siis üks konsulaararmee nägi välja 2 sellist leegionit üksteise kõrval ning nende tiibadel siis veel 2 sarnast liitlastest moodustatud need liitlastiivad. Ehk siis lahingurivi oli arvestatava pikkusega ja inimjõud, mis väljale toodi, oli ka arvestatava suurusega nüüd juba. Nii, nüüd siis, kui vaadata natukene seda sõjapidamise meetodit, mis tol ajal välja kujunes ja mille abil siis roomlased Apeniini poolsaart järjest endale allutasid ja lõpuks siis ka domineerivaks jõuks seal said, millele järgnesid siis suuremad sõjad väljaspoolt Itaaliat pärit riikidega, siis Rooma sõjapidamine kujunes või tugines 2 printsiibile, mis muidugi on meile enam-vähem teada hilisematelt autoritelt, aga Polübios, kes kirjutas 3. sajandi lõpus enne Kristust, ütles, et roomlaste 2 printsiipi oli, et Rooma ei olnud kunagi agressorsõjas ja sõjad viidi läbi vabariigi kaitseks. Ning 1. sajandi keskpaigas siis Rooma riigimees ja filosoof Cicero rääkis, et konflikti lahendamiseks on 2 meetodit. On läbirääkimised, mis oli niisugune tsiviliseeritud inimeste probleemi lahendamise viis, ja sõjaline konflikt, mis on pigem niisugune loomalik käitumine ja selleni jõuab alles siis, kui läbirääkimistest midagi tolku ei tule. Ja kuigi need autorid ei räägi täpselt seal 4. sajandi ja 3. sajandi vahetuse perioodist, siis see mudel, mida nad kirjeldavad, oli tolleks perioodiks ikkagi juba välja kujunenud. Sest üks Rooma sõjaline konflikt tavaliselt algas süsteemiga, et kui Rooma nägi, et nende au on kuidagi riivatud või nende territooriumile on tungitud, äkki vastasjõud või naaberrahvad oli viinud läbi mingisuguse rüüsteretke või võib-olla lihtsalt Rooma leidis, et too kõrval olev riik, rahvas on nii nõrgaks jäänud, et ta tuleks nüüd Roomaga ühendada, siis esimese hooga saadetigi sinna vastase territooriumile delegatsioon, ehk siis alustati läbirääkimistega, mis siis heal juhul oleks pidanud tooma kaasa, et see naaberrahvas allub roomlaste nõudmistele ja kogu protsess lõpeb valutult. Nii, siis algselt toimus selline rahvastevaheline suhtlemine väga religioosses kontekstis ja need delegaadid, keda siis rahvaste juurde saadeti, olid Rooma peajumal Jupiteri preestrid ehk fetiales. Ning nende ülesandeks siis oligi esitada vastavalt kindlatele religioossetele protseduuridele nõuded, millele siis naaberrahvas pidi alluma ja kui need nõuded esitati jumal Jupiteri toetusel, siis ilmselgelt selle nõudmistele mitte allumine tähendas mitte ainult Rooma rahva vastu seismist, vaid ka jumal Jupiteri nõudmiste eiramist. Nüüd see protseduur ise siis nägi välja selliselt, et preestrid asusid Roomast teele, jõudes naaberrahva siis piirini, esitati niisugune religioosne pöördumine
või öeldi kindlad religioossed sõnad, mille täpne kirjeldus pole meieni jõudnud, kuid eesmärk oli oli esitada seda mõtet, et jumal Jupiter nüüd leiab, et naaberrahvas ei ole teinud vastavalt sellele, mida Rooma riigijuhid siis arvavad, et see naaberrahvas oleks pidanud tegema. Esimene kord korrati need sõnad naaberrahva piiril, siis ületades piiri, liikudes vastase territooriumil, kohates esimest naaberrahva kodanikku, esindajat, korrati sedasama religioosset pöördumist, tõenäoliselt selleks, et oleks siis tunnistaja põhimõtteliselt naaberrahva hulgas, et kõik on käinud vastavalt religioossele protseduurile ja Rooma esindajad ei ole lihtsalt vastase linna marssinud. Kui jõuti vastase linna ette, siis linna väravate ees korrati taaskord neid religioosseid sõnu ja siis neljandat korda korrati seda vastase tõenäoliselt pealinna foorumil. Ehk siis kogu vastase kodanikkond oli siis tehtud teatavaks, et Roomast on tulnud saadikud, kes jumal Jupiteri toetusel nüüd esitavad kindlad nõudmised. Kui need nõudmised olid esitatud, siis anti vastastele või naaberrahvale 33 päeva aega reageerida, kas nüüd allutakse Rooma nõudmistele või need lükatakse tagasi. Nüüd nende 33 päeva jooksul et preestrid olid seal naaberlinnas ning ootasid seda vastust ja kui osutus olukord selliseks, et soovitud vastust ei tulnud, siis sealsamal foorumil siis anti uuesti teada, et nüüd roomlaste peajumal Jupiteri ja roomlaste siis jumal Jaanuse toetusel kuulutatakse välja, et see rahvas on eiranud roomlaste palveid, on eiranud jumalate käsku ning siis need delegaadid läksid Rooma tagasi. Nüüd, kui Jupiter oli siis roomlaste peajumal, siis Jaanus oli mingis mõttes siis Rooma üks sõjajumalatest. Kahe näoga jumal sümboliseeris sõda ja rahu ja Jaanuse tempel oli siis seotud sõjapidamisega ja Jaanuse templi uksed olid avatud alati siis, kui roomlased olid kellegagi sõjas. Nii. Nüüd selline protseduur oli pigem niisugune varasemal Rooma riigi ajastul, kusagil seal 3. sajandi alguses või keskpaigas hakkas selline religioosne rahvusvaheline suhtlus oma prominentsust minetama ning toimus kindel sekulariseerumine. Ehk siis need preestrid asendusid legaatidega, kes olid siis senati poolt saadetud ametnikud, diplomaadid võime öelda, kes läksid naaberrahva juurde, esitasid oma nõuded, kuulasid, kas nõuded võetakse vastu või ei, ning pärast seda naaseti siis Rooma. Nüüd selline asja nii-öelda sekulariseerumine muidugi ei tähendanud seda, et kogu protsess oleks oma religioosse olemuse kaotanud. Et siis ja siia vahele võib öelda, et kui nüüd varasemalt keelduti preestrite nõuetele allumast, siis sõjakäik algas sellega, et kuulutati välja mobilisatsioon ja siis need preestrid liikusid koos armeega naaberrahva territooriumi piirile, kus heideti siis rituaalselt oda üle naaberrahva piiri, mis siis sümboliseeris esimest sõjalist tegevust. Nüüd, kui asi läks niisugune legaatide kätte, siis see protsess, mille läbi siis sõda kuulutati, nägi välja, siin on üks Jupiter ja üks kahe näoga Jaanus ja siis mõned keisririigi aegsed preestrid koos keisriga seal keskel.
et siis nüüd, kui asi sekulariseerus, siis muutus ka see sõja kulutamise nagu protseduur. Et just niisuguse religioosne aspekt asendus sellega, et asi läks Rooma senati, Rooma juhtivate magistraatide ehk konsulite ja siis Rooma juhtiva rahvakogu ehk tsentuursete komiitside kontrolli alla. Nüüd protseduur hakkas välja nägema selline, et kõigepealt senat sai teada, mis oli siis selle vastasrahva vastus Rooma nõudmistele, siis seejärel senat ütles, et konsulid peavad nüüd läbi viima ohverdusriituse, saamaks teada, kas jumalad on nõus toetama roomlasi nende sõjakäigul. Kui nüüd siis ohverdusriitus läbi viidi Kapitooliumi künkal kindlate protseduuride põhjal ja saadi teada, et ikkagi jumalad soosivad seda sõjakäiku, siis lõpuks kuulutati välja, pärast ohverdust läks asi rahvakogule, rahvakogu käest küsiti, kas teie olete nüüd nõus sõtta minema, kui jumalad juba asja toetavad. Tsenturiaatsed komiitsid enamasti alati olid nõus sõjaga ning pärast seda siis toimus niisugune rohkem niisugune traditsiooniline riikidevaheline sõja kuulutamine, ehk siis toimus mobilisatsioon ja vägede teele asumine. Nii, et siis roomlaste sõja pidamine oma olemuselt siis oli ka seotud kindlate aastaaegadega, kuudega, festivalidega, riitustega, et see, isegi kui see asi hakkas sekulariseeruma, siis niisugused väga kindlad algsed elemendid jäid sinna juurde. Ehk siis roomlaste sõjapidamise hooaeg kestis 1. märtsist kuni 19. oktoobrini, mis olid 2 väga olulist kuupäeva roomlaste jaoks. 1. märts oli kuni 153. aastani enne Kristust kuupäev, kui roomlaste aasta algas, oli märtsikuu ehk marsikuu, kui Rooma magistraadid, valitud ametnikud tulid ametisse ning siis algas niisugune aktiivne töö sise- ja välisasjade lahendamisel. Ja siis selle 1. märtsil siis toimusid esimesed niisugused rituaalid, mille käigus siis marsipreestrid viisid läbi sõjatantsu Rooma linnas, kuulutati välja, et sõjahooaeg on alganud, tagati jumalate toetus, toimus niisugune nagu sõjariistade puhastamine, rituaalne puhastamine, ja need preestrid ise siis kandsid ka niisuguseid võib-olla arhailiseid sõjariideid ning see siis viis sisse uue aasta ja siis uue sõjahooaja. Nüüd sellega paralleelselt mingil määral siis toimus ratsaväe sissepühitsemine ehk festival Equirra, mis siis kandis hoolt, et ka Rooma niisugune peamine kiirüksus on siis lahingu korda viidud. Tavaliselt oli see seotud tallide puhastamisega ja sellise väga praktilise tööga. Siis sellele järgnes tubilustrium ehk siis sõjapasunate pühitsemise festivalid, millega jälle tehti kindlaks, et olulised sümbolid, millega seda läbi viiakse, on töökorras ning sellele siis järgnes aktiivne sõjapidamise periood, mis lõppes oktoobris, kui siis viidi läbi festival Armilustrium ehk siis rituaalne relvade puhastamise festival, kus siis taaskord marsipreestrid korraldasid kindlad religioossed tantsud, riitused Rooma linnas ning lisaks sellele siis ka toimusid kaarikusõidud
ning pärast kaarikusõitu toimus hobuse ohverdamine, ehk siis kui sõdakäik algas niisuguse ka ratsaväelise festivaliga, siis lõppes ka, et niisuguse ratsaväelise riitusega. Nii, siin on siis üks illustratsioon nendest marsipreestritest ja mida siin võib tuua välja, on, et neil olid kasutusel 8-kujulised kilbid, mida siin varasematel loengutel on olnud juttu sellise arhailise või pronksiaja ühiskondadega, eriti just seal Kreetal ja vist oli ka Mükeene kultuuri kontekstis olid need 8-kujulised kilbid kasutusel, ehk siis need olid mingisuguste kultuuriliste vahetuste tagajärjel jõudnud ka Rooma ning siis jäänud püsima sellises väga ritualistlikus kontekstis seal. Nii. Nüüd siis, kuidas siis see sõjaväik peale algas? Ehk siis, kui senat oli siis kulutanud leidnud, et naaberrahvad on Rooma nõudeid siis nagu eiranud ja riivanud roomlaste au, siis kuulutati välja mobilisatsioon Roomas, kus siis Rooma kodanikud vastavalt oma varanduslikule tsensusele tulid kokku, nende hulgast siis valiti välja sõjamehed, kellest moodustati Rooma leegionid, erinevast varandusastmest pärit sõjamehed erineva relvastusega, millest moodustati üks leegion, vajadusel 2, kui vaja oli, ning nendele lisandus siis ka ratsavägi, kes tavaliselt oli pärit Rooma aristokraatia hulgast. Pärast seda siis määras senat kindla piirkonna, kus nüüd sõjapidamine pidi toimuma, ehk siis provincia, mis siis hiljem sai Rooma provintsiks, provintsi sõnaks, ning koos sellega siis määrati konsulile, kes siis hakkas neid vägesid juhtima, impeerium või siis õigus juhtida Rooma vägesid sellel ühel kindlal territooriumil ehk ühes selles provincias. Nüüd see armee, mis koondati Roomas, sõjamehed andsid kindla vande, et nad loobusid oma kodanikest vabadustest ja õigustest mingil määral, et nad olid sõja kontekstis igati väejuhi kontrolli all, nad ei hülga teda, nad alluvad tema nõudmistele, tema käskudele ning et nad on siis kuulekad kuni selle sõjategevuse lõpuni. Mis mingil määral andis sellele konsulile lahinguväljal peaaegu niisuguse absoluutse võimu, nagu oli kunagi olnud Rooma kuningatel. Aga igatahes see üks konsulaararmee, siis mis nüüd hakkas liikuma sinna vastasest territooriumi poole, koosnes nii kodanikest kui ka liitlasvägedest ning see võis olla oma suuruselt ühe konsuli kasutuses võis olla kusagil seal pea 21 000 jalaväelast ja ratsaväelast kõik kokku, ehk siis arvestatav jõud, millele tavaliselt Itaalia kontekstis enam keegi vastu ei suutnud seista. Aga see sõjapidamine ise muidugi algas jälle kindlate rituaalidega. Ehk siis enne seda, kui sõjakäik algas, tuli viia läbi kindel Roomast välja marssimist pidi see väejuht viima läbi puhastusriituse, mille käigus tuli viia läbi looma ohverdamine, eesmärgiga paluda jumalatelt, et nad toetaksid Rooma sõjavägesid ja oleks siis vastu Rooma oponentidele, tagaks, et oponentidel ei oleks edukad lahinguväljal. See riitus siis viidi läbi Roomas Kapitooliumi künkal, kus oli Jupiteri tempel, kust käidi palumas siis toetust, käidi ohverdamas, siis
preestrid, kes tegelesid jumalate tahte tõrgendamisega, vaatasid lindude lennu ja ilma järgi, kas jumalad on sellega nõus või ei ole nõus, ning siis isegi kui võib-olla jumalad tol hetkel nõus nagu ei oleks olnud, siis oluline oli just see, et see riitus oleks läbi viidud enne Roomast välja marssimist, kuna seesama protseduur toimus lahinguväljal uuesti enne lahingut, toimus ohverdamine, toimus ennete kuulamine, ennete lugemine, jumalate toetuse palumine, millele siis nagu järgnes aktiivne lahingutegevus. Nii. Nüüd need väed, mis siis Roomast teele asusid, olid siis omakorda jagatud kindla struktuuri järgi. Eks olid kokku kogutud liitlased, leegionid, ratsaväelased, jalaväelased ning üks kolonn, siis, mis teel asus, enamasti nägi välja selliselt, et kõige ees marssisid niisugused nagu eliitratsaväelased, enamasti palgatud või värvatud siis just liitlaste hulgast, kes tegutsesid niisuguse mingil määral maakuulamisega, aga siis ka kaitsesid kolonni ootamatute rünnakute eest. Nüüd nendele järgnesid siis esimene siis nagu liitlaste leegion peaaegu koos oma siis loomade ja vankritega, kus oli kõik selle väeüksuse siis sõjavarustus, sõjamoon. Neile siis järgnes esimene Rooma leegion koos oma vankrite ja loomadega, siis teine leegion koos vankrite ja loomadega ja siis kõige lõpus tuli siis teine pool liitlasvägesid, samamoodi koos erinevate vankrite, erinevate loomadega, kus oli kõik nende sõjamoon peal. Nüüd muidugi see on niisugune jäik struktuur, mis kunagi ei muutunud, kui oli karta, et näiteks on oht, et seda kolonni lõppu võidakse rünnata, siis ratsaväelased liigutati kõige lõppu, kaitsma just seda rivi tagaosa, kui oli karta, et need varustusvankrid võivad olla vastase rünnaku eesmärgiks, siis struktureeriti ennast ümber, et moodustati suur ruut põhimõtteliselt, kus sees olid kõik sõjavarustus ning ümberringi olid siis jala- ja ratsaväelased, kes seda kaitsesid, ning kui maastik seda lubas, siis moodustati nendest vägedest põhimõtteliselt 3 paralleelset kolonni, kus jalaväelased olid jagatud Hastati, Principes ja Triari, ehk nende 3 jalaväelase grupi põhiselt, ning nende ees ikkagi liitlased ja tagaliitlased, ning asja eesmärk oli just see, et kui peaks tekkima lahinguolukord, siis need sõjamehed saavad kiiresti ennast mobiliseerida nii, et kõik 3 väeüksust lähevad oma vastavatesse ridadesse, liitlased ühele poole kõige esimesena, roomlased keskele, teine pool liitlasid teisele poole äärde ning moodustati niisugune suur pikk lahingukolonn võimalikult kiiresti, ehk siis, et siis oleks võimalik kohe vastastega sõtta astuda, kui tekib vajadus. Nüüd see marssimiskiirus muidugi varieerus mingil määral, et kui neil oli niisugune pikk kolonn paljude jalaväelaste ja paljude veoloomadega, siis nad võib olla üks niisugune armee, konsulaararmee, siis võis liikuda ainult kuni 16–24 kilomeetrit ühe päevaga, aga kui jällegi oli ainult jalaväelased ja liikudes mööda head maastikku, siis üks armee võis päevaga läbida kuni 38 kilomeetrit, mis siis oma aja kontekstis oli väga kiire, väga kiiresti liikuv armee, ja tihti siis roomlaste edu oligi see, et nad suutsid oma kiirusega vastasvägesid üllatada ja jõuda nendele järgi, enne kui siis vaenlased olid suutnud ennast nagu lahingu valmis seada. Nüüd muidugi miinuseks, mis algselt roomlastel oli, et nad ei kasutanud väga ära oma neid niisuguseid skaute või maakuulajaid või ratsaväelasi, kes oleks pidanud tegema
kindlaks, mis siis seda jalaväge ees ootab ning seal aeg-ajalt siis võis tekkida probleeme, et roomlased marssisid langesid varitsuse ohvriks, kuna nende niisugune lahingu eeltöö oli veel niisugune arengujärgus. ning isegi kui need ratsavärsed hakkasid liikuma vägede eespool, siis nad hinnanguliselt ei liikunud kunagi kaugemale kui 13 kilomeetrit sellest peaväest, kuna siis oleks juba tekkinud probleem kommunikatsiooniga selle peaväega ning niisugune süsteem oli veel seal 4. sajandi lõpus, 3. sajandi alguses väga niisugune arengujärgus. Nii. Nüüd siit tuleb üks natukene koledamat sorti kaart, aga roomlaste siis sõjapidamise üks kuulus iseärasus olid nende välilaagrid, mida nad siis väga süstemaatiliselt rajasid iga päev. Pärast seda marsitud teekonda oli see siis 16, 24 või 38 kilomeetrit, igati oli pärast seda vaja see laager püsti panna ning järgmine hommik siis uuesti maha lammutada, kui uus marssimisteekond peale hakkas. Aga natukene sellest laagri ülesehitust rääkides, peab rääkima sellepärast, et see kujunes pärast peaaegu nagu Rooma tsiviliseerituse sümboliks. Esimese asjana jääb silma, et tegu ei olnud niisuguse umbrops üles visatud telkidega, vaid väga kindla süsteemi põhiselt paika pandud laagriga, mis tõenäoliselt võeti eeskuju etruskide kultuuri linnadest, mille põhjal siis hakati välilaagrit koostama, kokku panema ning siis protsess, mille läbi siis üks laager püsti pandi, tavaliselt algas jälle niisuguse mingil määral ritualiseeritud protseduuriga. Ehk siis, kui valiti välja kindel territoorium, kuhu Rooma sõjaväelaager tuleks püsti panna, siis see algas enamasti sellega, et enne kui hakati isegi maad mõõtma, löödi kindlase kohta maha Rooma leegioni siis standard või lipp, mis niisugune religioosne protseduur, mis siis tähistas, kus hakkas seisma selle laagri keskkoht ehk praetoorium või siis väejuhi telk. Nüüd selle keskkoha ümber toimus väga kindlate maamõõtjate töö läbi ülejäänud laagri struktuuri paika panemine, see on illustratsioon, kuidas üks maamõõtja siin tegeleb, taastatud versioon sellest maamõõtmisinstrumendist, krooma oli ta ladina keeles. Aga eesmärk oli, et siis mõõta välja täpselt, kui kaugel erinevad telgid peaksid üksteisest paiknema, kui suur vahemaa jääb müüri ja tõlkide vahele ning kui laiad saavad siis olema need tänavad selle erinevate telkide, erinevate väeüksuste alade vahel. Nii, kui siis nüüd see sau oli maha löödud ja maa oli välja mõõdetud, siis kõigepealt asi algas sellega, et kaevati kraav kogu selle territooriumi ümber. See tavaline niisugune ruudukujuline laager oli kusagil 610 kuni 610 meetrit. Kaevati kraavid, kraavide taha tõesti sellest samast mullast vall, millega siis moodustati esimene kaitserajatis. Kraav oli tavaliselt meeter sügav, 1,5 meetrit lai. Selle valli kohale paigaldati siis nagu vaiedest müür, vaied, mis olid alati armeel kaasas koos selle sõjavarustuse vankritega ning selle müüri sisse siis hakati ehitama täpselt või paigaldama siis leegionite telgid. Ehk siis keskne ala oli siis väejuhi telk, selle kõrval oli siis
kvestori telk ehk siis ametnik, kes tegeles sõjaväe varustamisega, ning teisel pool väejuhi telki oli siis laagrifoorum, kus toimus siis vajadusel sõdurite poole pöördumine, anti kindlaid otsuseid välja, anti teateid ja vahest toimus ka niisugune kaubanduslik tegevus, kui seda oli, kui see laager jäi pikemaks ajaks püsima. Nüüd see väejuhi telk, siis oli ümbritsetud siin ratsaväelastest ja liitlasabiväelastest ning siin selle peamiste vägede ees olid siis sõjaväe siis tribuunid, kes olid siis nagu vahelüli väejuhi ja ülejäänud sõjaväe vahel ning siis sõjaväe siis prefektid ehk siis nende liitlasvägede juhid. Nüüd see vahe siin selle müüri ja telkide vahel oli mõeldud selleks, et sinna paiguti tavaliselt kõik need vankrite kariloomad, et nad ei jääks väljaspoole roomlaste seda välilaagrit ja ei jääks ohu korral vaenlase rünnaku alla. Ning siis jalaväelased ise olid, Rooma nagu väeüksused olid paigaldatud siia laagri keskele niimoodi, et äärtes olid siis liitlasväed ning keskel olid Rooma enda leegionid siis jälle vastavalt oma nendele väeüksustele, Hastati, Principes, Triari, ratsaväelased ja siis sama asi uuesti teistpidi tagasi. Nüüd, miks roomlased olid seal keskel ja liitlased seal tiibadel, oli selle väga lihtsal põhjusel, et kui laager oleks langenud vastase rünnaku alla, et sinna sisse hakati laskma nooli, heitma kive, mida iganes, siis lootus oli, et need nooled tabavad esmalt liitlaseid, kes kannavad suuremat sorti kaotuseid, samas kui Rooma kodanikud seal keskel jäävad võrdlemisi terveks ning siis vajadusel saavad laagrist välja tungida ja vastasele vastu seista. Nüüd jälle selleks see, et see laagrisse sisse ja välja liikumine käiks võimalikult kiiresti, olid siis ka seotud sisse 4 erinevat väravat sellel laagril ning süsteem oli siis, nägi siis välja, et kui oli vaja kiiresti liikuda ennast laagrist välja lahingurivvi, siis Rooma leegionid liikusid läbi nende vastas oleva värava, liitlasväed läksid külgedelt välja ning ratsavägi siis kõige ülemise või kõige tagumise värava ning siis moodustati siis uuesti siis lahingurivi vastavalt sellele ette nähtud korrale. Laagris sees muidugi siis oli ka kindlad ülesanded, et siin tribuunidelt liikus siis väejuhi käsud üksustele, üksused andsid kindlaid vandeid, mitte ilma loata laagrist lahkuda, mitte midagi ebavajalikku laagrisse tuua ning siis nende tribuunide ülevaatel järgimisel siis toimus ka see öine vahipidamine, mis oli jälle väga reguleeritud tegevus, mis siis nagu sai kurikuulsaks seeläbi, et kui nüüd üks vahimees jäi öösel magama või oli oma posilt lahkunud, siis see tõi kaasa surmanuhtluse, mis nägi välja sellisena, et siis kaassõdurid siis peksmise läbi tapsid selle sõjamehe või sõjamehed, kes siis olid oma tegevusetuse või hooletuse tõttu ülejäänud armee ohtu seadnud. Jah, siis kui jälle, et enne lahingut toimusid riitused, ohverdamine, jumalate siis nõu küsimine, loa küsimine, et kui siis väejuht sai teada, et jumalad pooldavad tol päeval lahingut, siis siia väejuhi telgi ette pandi püsti
oda, mille otsas oli punane keep, mis siis andis teada, et lahing hakkab toimuma ning erinevate pasunasignaalidega siis anti teada, et nüüd on vaja ennast lahingu valmis seada. Ehk siis jah. mis oligi, et siis esimene pasunasignaal, mis anti, andis teada, et nüüd üksused on ennast lahinguväljale valmis seadma, jälle eesmärgiga eesotsas olid kergjalaväelased ehk velites, odamehed, nende taga hestaati, nooremad nagu raskejalaväelased, nende taga pringipes, kogenumad raskejalaväelased ja kõige lõpus siis triaari, kes olid nii-öelda veteranid ja võitlesid veel siis odadega nii-öelda faalangsi formaadis. Nüüd kogu see lahingutegevus, kui see peale hakkas, toimus jälle erinevate pasunasignaalide kohaselt. Esimese signaali järgi kergjalaväelased liikusid vaenlase suunas, heitsid oma odad ära, kui need olid otsas, toimus järgmine pasunasignaal, mille järel siis nad liikusid kõige taha rivvi ning siis need esimene rida raskejalaväelaseid moodustasid pika lahingurivi ja jälle signaalid järel liikusid vastasväe suunas, eesmärgiga siis selle suure niisuguse või šokkrünnakuga vastane demoraliseerida nii kõvasti, et nad vastasvägi puruks lüüa ja lahinguväljalt taganema sundida, mis vahest toimis, vahest ei toiminud. Kui esimene rivi ei suutnud seda vastast taganema lüüa, siis toimus nende taandumine siia kolmanda rivi taha, toimus teise rivi organiseerimine üheks pikaks lahinguriviks ning nende rünnak siis vastasvägede vastu. Nii eesmärgiga siis teise niisuguse suure lahingu selle kiirrünnakuga siis vastased taganema sundida. Nüüd, kui see ka ei õnnestunud, siis oli kaks valikut. Nüüd võib-olla saadeti need esimese rivimehed uuesti rünnakule, aga kui väejuht leidis, et tol päeval ikkagi lahing roomlaste jaoks edukas ei ole, siis läksid lahinguväljale kolmas rivi, kes moodustas pika kaitseformatsiooni põhimõtteliselt odade ja kilpidega, mis hoidsid siis vastase ründavat väge tagasi senikaua, kui juba lahingut näinud, siis üksused said väga süstemaatiliselt laagrisse tagasi taanduda ja siis toimus uuesti ennete kuulamine, plaani muutmine ning lahing siis võis kesta vahest mitu päeva, kus siis need roomlased ja siis vastaste väed olid oma laagrites, vahest mõne kilomeetri kaugusel, seal keskel oli siis see lahinguväli, kus saadi kokku, sõditi, tõmbati tagasi vajadusel või siis üks või teine pool lõi siis vastase väed puruks ja lahinguväli siis jäi võitja kätte. Nii. Piiramissõda oli sel antud perioodil veel niisugune nagu arengujärgus, mille kohta tegelikult suuri andmeid meil ei ole. Meil on teada, et algselt toimus niisugune linnamüüride vundamendi õõnestamine kaevetööde läbi, mis oli niisugune traditsiooniline linnamüüride lõhkumise meetod, aga selliseid piiramismasinaid või heitemasinaid niisugusel 4. ja 3. sajandil roomlastel veel ei olnud tekkinud, aga oli võetud üle piiramistehnika kreeklaste eeskujul, kus siis linn ümbritseti nende samade sõjaväelaagritega strateegilistel positsioonidel,
need laagrid ühendati sellesama kraavi ja valliga nende ees, laagrite vahele loodi teed, et need väed saaksid kiiresti omavahel ühendust pidada ning selline eesmärk oli siis lõigata see piiratav linn ümberkaudsest territooriumist ära ning siis sundida see alistuma või siis vajadusel linn ära vallutada, kuigi niisugune müüride ründamiseks olid kasutusel enamasti ainult redelid, millega siis mistõttu siis oli see müüride vallutamine aga kindlasti raskendatud. Kui nüüd siis see linn isegi kätte saadi, siis sellele järgnes väga süstemaatiline niisugune rüüstamine, kui selle armee jagati põhimõtteliselt pooleks, osa vägedest jäeti väljaspoole linna, kandmaks hoolt, et kaitsma tagalat põhimõtteliselt, juhul kui vastasväed peaksid nüüd marssima selle piiratava linna kaitseks, aga teine pool siis vägedest liikus linna sisse ja toimus põhimõtteliselt süstemaatilised tapatalgud, mis hiljem kreeklastele väga õõvastust valmistasid, et roomlased täiesti ignoreerisid igasugust paika pandud niisugust korda, mille järgi linnasid vallutatakse ja mis linnaelanikega tehakse. Ehk siis roomlastel oli kombeks vaenlase võitlustahte murdmiseks tappa ära kõik võitlusvõimelised mehed ja kõik elanikkond, kes ei olnud piisavalt tugev orjadeks müümiseks. Nüüd ellu jäänud populatsioon jagati pooleks, osad müüdi orjadeks, osad jäeti linna alles Rooma alamatena põhimõtteliselt siis ning siis see mehhanism jälle siis nägi välja, et pasunasignaalil tungisid väed linna sisse, viidi läbi sealt rüüstamine, tapmine, kuni anti uus signaal, mille järel siis need väed tõmbasid linnast välja ja tõid endaga kaasa siis kogu selle sõjasaagi, mis oli kätte saadud, see liikus siis selle leegioni juhtkonna kätte, kes siis otsustas, mis sellega edasi saab, kuigi sõdurid, Rooma leegionärid mõistsid, et osa sellest sõjasaagist peab lõpuks jõudma nende kätte, sest see oli siis nagu tasu neil sellel sõjakäigul osalemise eest. Ja nüüd, kui kaua selline rüüstamine aset leidis, see ka varieerus muidugi, sest väiksemad linnad suudeti üle käia selle ründava armee poolt, aga suuremad linnad, nagu pärast Lõuna-Itaalias Tarentum, tänapäeva Taranto, või siis esimesel sajandil Ateena, mis roomlaste poolt ära vallutati, siis kuna see linn oli nii suur, siis sõdurid tüdinesid enne oma sellest rüüstamisest ja tapmisest ära ning enamasti suure linna puhul jäi pool linnast nagu puutumata, ehk siis need, kes elasid sellest müüridest läbimurdmispunktist kaugemal, neil läks suurlinnas tavaliselt hästi. Nii, nüüd kuidas siis roomlased ennast siis selle sõjakäigu jooksul varustasid? See on jälle asi, mis oli arengujärgus sellel Itaalia vallutamise perioodil, aga roomlaste selliseks peamiseks tööriistaks siis kujuneski teedevõrgustik, mille nad siis rajasid erinevate vallutatud siis territooriumide aladele ja just eesmärgiga liigutada oma vägesid võimalikult kiiresti, ja mille läbi siis algselt siis liiguti kiiresti ning siis sõjavägi suutis ennast varustada kaasa võetud selle sõjamoona ja sõjavarustusega. Kui siis hakati liikuma kaugemale oma nendest nii-öelda tuumikalast, siis hakati kasutama ära näiteks okupeeritud linnasid,
kui linn ära vallutati, siis neile pandi peale kindlad kohustused varustada kogu seda Rooma leegione liitlaseid kindla arvu viljaga, veoloomadega, kõigega, mida oli sõjakäiguks vaja. See Rooma väejuht, kes omas impeeriumit, tal oli õigus nõuda sisse siis nagu andamit liitlasaladelt, liitlasvägedelt, kelle maadelt läbi kõnniti, läbi marsiti. Ning siis hakkas välja arenema ka selline nagu varustuspunktide või depoode võrgustik, et kindlatesse punktidesse loodigi kaitstud nagu kindlustused, mis täideti sõjakäiguks vajaliku kõigega, mis oli sõjakäiguks vajalik, ning siis nende kindlustatud punktide vahel liikudes siis sai kanda hoolt, et sõjavägi oleks alati siis varustatud ka pikematel sõjakäikudel. Mereteed pidi varustamine tekkis pigem seal 3. sajandi lõpus juba, kui roomlastele tekkis oma laevastik ja niisugune merekultuur või meresõjanduskultuur, aga kui need lõpuks siis järk-järgu mööda loodi, siis hakati vägesid varustama mööda mered, tavaliselt oli alati laevastik koos transportlaevadega, mis siis täideti kõige sõjavarudega, mida oli vaja, ühe sõjakäigu jaoks koguti kokku, toimus suur vahest varade rekvireerimine enne sõjakäiku, ning siis kui väed liikusid mööda rannikuala enamasti, siis laevastikult sai varustada seda marssivat armeed siis nendelt transportlaevadelt nagu mereteed pidi, ning see laevastik hakkas omamoodi nagu moodustama niisugust ressursi, hankimisbaasi ka, et kõiksugused mereannid, mida merest oli võimalik kätte saada ja siis kasutada sõjaväe toitmiseks, siis seda hakati ka nende laevastike kaudu hankima ja siis transportima maismaal tegutsevate vägedele. Nii. Nüüd, kui üks sõjakäik oli ette võetud, rituaalid läbi viidud, jumalate käest soosing saadud, roomlased osutusid soosituks, lahingud osutusid edukaks, kõik sai ära vallutatud, väed olid ära varustatud, siis see edukas sõjakäik, edukas kampaania lõppes Roomas uuesti triumfiga, kus siis edukas väejuht viis läbi nagu võidurongkäigu, mis oma olemuselt oli ikkagi mitte sekulaarne, vaid läbinisti religioosne tseremoonia. Nüüd täpselt, mis tingimustel üks väejuht sai triumfi läbi viia või millal talle triumf määrati, on niisugune natukene ebaselge, sest allikates, kui räägitakse, et pidi olema langenud 5000 vaenlassõdurit selleks, et üks väejuht oleks triumfivääriline, siis on olukordi, kus isegi kui 5000 oli hukkunud, siis triumfi ei määratud ning vahest, kui langenute arv oli tõenäoliselt palju väiksem, siis väejuht ikkagi sai oma triumfi, nii et tõenäoliselt see kriteeriumid, mille alusel siis triumf korraldati, oli, et tuli vastasvägi lahinguväljal puruks lüüa, see sõjakäik pidi suurendama Rooma riigi au, Rooma riigi territoorium pidi selle sõjakäigu tõttu olema kasvanud ning see võidukas väejuht siis pidi olema oma sõjameeste poolt või siis Rooma kodanike poolt lahinguväljal siis imperaatoriks hüütud või hõigatud, ehk siis kuulutatud väejuhiks, vallutajaks, edukaks sõjameheks, mis siis nagu andis asjale nagu rahva toetuse, et see sõjakäik oli tõepoolest Rooma riigi jaoks olnud kasulik.
nüüd, kui siis see väejuht naases Rooma, siis triumfi määramine käis jälle kindlate protseduuride läbi, vägi jäi pidama Roomast välja siia Marsi väljakule, Rooma senat pidi nüüd kuulutama välja, et see väejuht on tõesti triumfi vääriv, nüüd siis kui senat oli asja väejuhi kasuks otsustanud, siis see otsus läks veel ühele Rooma rahvakogule, kes pidi ka uuesti kinnitama, et tõepoolest see tegevus on olnud kasulik mitte ainult Rooma eliidi jaoks, vaid ka Rooma rahva jaoks, ning kui oli siis saadud nii-öelda eliidi kui ka Rooma tavakodanike nendega niisugune positiivne hinnang, siis oli lõpuks siis võimalik triumf ellu viia, mis võis siis tegelikult võtta aega mitu kuud ning selle perioodi jooksul siis need väed lihtsalt seisid siin väljaspool Rooma linna müüre või siis õigemini väljaspool Rooma linna niisugust religioosset piiri või pommeeriumi. Nüüd, kui triumf siis hakkas aset leidma, siis siseneti ühe leegioniga linna, väejuht oli kaarikul, punaseks värvitud näoga, tal pea kohal hoiti loorberpärga, tal oli seljas purpurtooga, mis sümboliseerisid tema nagu kuninga rolli tol päeval purpurtooga, ja see punaseks värvitud nägu siis sümboliseeris, et ta on Jupiteri asemik maa peal tolle riituse kontekstis. Need väed, mis liikusid siis Rooma sisse, kõigepealt liiguti siia Circus Maximusele, kus tehti ringkäik ümber selle tsirkuse põhimõtteliselt, kus rahvas siis nägi väejuhti koos oma täishiilguses, siis liiguti mööda Püha Teed Rooma Foorumile, selle protsessi käigus siis oli kaasas väejuhiga siis kogu see sõjasaak, hiiglaslikud varandused, mis olid siis vaenlaste käest kätte saadud, see oli kõik rahva jaoks nähtaval, selle triumfikolonni eesotsas tavaliselt marssisid kõige prestiižsemad siis vaenlasrahvaste esindajad, kes, kui siis jõuti siit foorumilt läbi Kapitooliumi künka Jalamile, siis osad nendest vangidest saadeti hukkamisele Rooma vanglasse, Tullianumisse, kus nad siis poomise läbi hukati rituaalselt, ja samas siis edukas väejuht nüüd jalgsi liikus üles Kapitooliumile, kus osa sõjasaagist annetati Jupiterile, osa läks riigikassasse, osa läks väejuhile ja osa jagati siis sõjameestele, kes temaga koos sellel sõjakäigul olid käinud. Nüüd Kapitooliumil siis toimus valge härja ohverdamine Jupiterile, valge sellepärast, et ohver oli taevasele jumalale ja härg sellepärast, et ohver oli peajumalale. Ning siis sellele järgnes pidusöök, festival, kus läbi linna olid muusikud, tantsijad. Rooma kodanike jaoks oli tegu tol hetkel nagu puhkepäevaga, templid olid avatud, tööl ei pidanud käima ja kogu Rooma linna kodanikele siis korraldati pidusöök selle eduka väejuhi rahadega ja pidusöök selle väejuhi rahadega ja siis oli üleüldine pidupäev Roomas tol päev. Nüüd see on üks pilt, kus siis antud juhul küll on tegu keisririigi perioodist keisri Tiitusega, aga väejuht on kaarikul, ta peas on loorberipärg, siin ees on sõjavangid, kes lähevad tõenäoliselt hukkamisele
ning kaarikuga veetud siis edukas väejuht teeb ringkäigu läbi linna, on näha, et piigid on püsti, tema leegion on temaga kaasas, kes siis enamasti ka laulsid erinevaid laule, mis olid niisugune nagu väejuhti mingil määral narriva eesmärgiga, et siis mees, kes nüüd korraga on jumal ja kuningas ja kõike võimalikku võimsat maa peal too päev, ei hakkaks arvama, et ta tegelikult ongi midagi rohkemat kui tavaline inimene. Tema seda pärga hoidev tavaliselt ori ütles talle, et ära unusta, et sa oled surelik, ehk siis niisugune väga ülistav protsess oli samamoodi väga niisugune nagu kalkuleeritud, väga vaoshoitud ja väga niisugune roomlastele omalisest pragmatismist tulenev protseduur. Ja siin ma siis ka täna lõpetan. Aitäh!